Martin Pärtelpoeg täna teine koht, kuidas sul endal tunne on? Väga super tunne on, väga super nagu tõesti, et üle pika aja sai raja peale sõita ja veel milline sõit ja veel see finišisirge möödasõit, see on super. Aga võtagi enda tänane võistlussõit kokku. Ütleme nii, et stardid läksid, ma ise lootsin paremat starti, et esimene start oli selles osas parem, et sain kolmandana minema Hannole Sappa, et oleks tulnud huvitav sõit ja kõik see, aga siis ma ei tea, keegi kukkus seal kuskil ja teine start läks, ütleme, täiesti metsa, et ma ei tea, kas ma olin 5. või 6. vist ma olin seal teeme lõpus, aga sain õnneks ilusti mööda nendest aeglasematest ja saime Hannoga vahe sisse ja hoo üles, et väga super. Kas olid endal ise mingid eesmärgid ka pannud selleks nädalavahetuseks? Jaa, ringiaeg oli 1.15 vähemalt, no selle sekundis ja vähemalt esikolmikus olla. Sul on vist päris korralik tugitiim selja taga, et mis nõuandeid nad sulle tänaseks kaasa andsid? See ongi kõik seesama sõbrad ja feeling, see ongi sõbrad, need toovadki sulle powerit ja see on alati hea. Üle pika aja oli su esimene võistlus ja ikkagi väga hea tulemus, et kas see on nüüd kõik vana rasva pealt või oled sa ikkagi vahepeal trenni ka teinud salaja? Ütleme ausalt, ei ole trenni teinud, et see on vana rasva pealt. Siit neid kolmapäev ja neljapäev sai sõita, et ja sellest suur tänu on ka Tarvole, kes pilli andis, Markole, Vihurmotole, kes aitas seadistada ja kõike seda ja sõbrad, tuttavad, perekond, kõik toetajad ja väga super, aitäh. Nii et üldjoontes jäid väga rahule? Jaa, väga super, väga super. Aga kas me võime loota, et me näeme sind mingi hetk veel võistlusrajal? Never say never. Vaatame. Aitäh! Kõige kiirem keevitaja.